Ma näitan teile, mida mina oma üheksandikele lõpetamise puhul kinkisin. Algselt oli mul natukene vähem asju planeeritud, aga neid mõtteid, ideid tuli õppeaasta jooksul kogu aeg juurde, isegi viimastel päevadel veel lisasin neid asju sinna kotti, nagu näha, siis neid asju seal kinkekotti sees on üsna palju ja see läks üsna kulukaks ka, aga kuna lapsed olid mulle nii kallid, siis pigistasin seekord silma kinni. Ma räägin siis igast asjast natukene lähemalt. Esiteks ostsin ma igale õpilasele ühe sellise vihiku, nüüd ma ostsin Charlotte'ist ja õpilased kirjutasid oma nimed sinna sisse ja klassijuhatajatundides ma jagasin need vihikud laiali, nii et keegi ei saanud oma vihikut ja nad kirjutasid üksteise kohta mälestusi või siis kirjeldusi näiteks, et milline klassiõde või klassivend keegi oli. Leppisime kokku, et kirjutame ainult positiivseid asju, et negatiivseid asju ei kirjuta, et mina mitte kordagi neid ei lugenud, nii et ma ei tea tegelikult täpselt, mida nad sinna kirjutasid, aga ma usaldasin neid, et igale õpilasele ühesõnaga tuli siis selline raamat, kus oli tema kohta kirjutatud siis kirjeldused või siis mälestused temast teiste klassikaaslaste poolt. Ja kui kõik õpilased olid ära kirjutanud, siis kirjutasin ka mina iga õpilase kohta väikese lookese. Järgmisena on siis 2 ümbrikku. Ühe ümbriku sees on õpilase kiri iseendale, mille ta kirjutas esimeses klassijuhatajatunnis. Ma andsin üsna vabad käed või ma nagu suunasin selles mõttes, et nad mõtleksid selle peale, et nad teevad selle kirja lahti pärast lõpetamist, et mida nad iseendale kirjutaksid, mida oleks huvitav lugeda pärast lõpetamist. Nad võisid siis näiteks kirjutada, et kuidas neil läheb hetkel, mida huvitavat nende elus toimub, et siis nad pärast lõpetamist said siis lugeda, et mis kooliaasta alguses põnevat oli. Või siis soovisid endale head õppeaastat või mis iganes. Teises kirjas on kiri lapsevanemalt. Et kui mul oli lastevanemate koosolek, siis ma jagasin igale lapsevanemale paberilehed ja ümbrikud ja palusin neil kirjutada oma lapsele kiri. Ja samamoodi teades, et laps teeb selle kirja lahti pärast lõpetamist. Et andsin jällegi vabad käed, kes mida tahtis kirjutada. Mõni kirjutas lühemalt, mõni pikemalt. Ma tean, et ma ise kirjutasin omale lapsele kas äkki 4 A4 täis. Ma kirjutasin kohe kõik tunded välja, kõik võib-olla sellised asjad, mida igapäevaselt lapsele ei ütle ka, aga et mida tahaks talle tegelikult öelda. Kiitsin teda selle eest, et ta nii tubli on, kui uhke ma tema üle olen ja igasuguseid muid asju kirjutasin ka. Järgmisena on üks A4 paber, kuhu on peale kõigepealt suurelt kirjutatud õpilase nimi ja siis natukene väiksemalt on siis omadussõnad, iseloomustused selle õpilase kohta. Et kuna nad õppeaasta lõpus kirjeldasid üksteist, siis ma panin need kõik need sõnad arvutisse ja mida rohkem mingit omadust oli nimetatud, näiteks ühel poisil oli näiteks tark vist oli seal mitu korda, siis seda suuremaks see sõna läks. Et sellised hästi ilusad sõnapilved tekkisid. Järgmine asi on siis fotoraamat. Seda mul ei olnud esialgselt plaanis teha, kuna need on üsna kallid ja no lapsi oli ka ikkagi oli. Aga viimasel hetkel, kuna ma nende piltidega jamasin nii pikalt ja need pildid olid nii ägedad, siis ma mõtlesin, et nii tore tegelikult oleks, kui neil oleks ka raamat, mida siis vahel, ma ei tea, diivani peal sirvida või keegi tuleb külla, saavad koos vaadata, et ma panin klasside kaupa, panin siis fotosid sinna, mis me nendel aastatel siis tegime. Et minu arust oli see prindistuudio äkki, kust ma lasin need printida, et täitsa tahan kiita, väga kiiresti tehti ära, väga ilusad raamatud tulid ja sel hetkel oli tegelikult ka juba soodustus ka, nii et kuna mul jäi see nii viimasele minutile, siis selles mõttes ma natukene vedas. Järgmine asi, mis neil seal kotikeses oli sellised kaardid või pildid, et me käisime õpilastega Naissaarel ja ma tegin igast õpilasest pilti, ma arvan, et see oli äkki 5. või 6. klass
ja ühes klassiõetunnis oli meil juttu, et kes kelleks tahab saada, et siis ma panin nende pildi ja siis sellel õppeaastal siis selle ameti sinna alla, et eks nad siis saavad kunagi vaadata, et kas läks täide või mitte. Järgmine asi on ajakapsel, et seda me tegime 6. klassis. Ma andsin õpilastele ühed lipikud, mille nad siis ära täitsid. Seal oli näiteks, et kes on mu parim sõber, mida mulle meeldib teha, mis oli viimane uudis, mida ma kuulsin ja nii edasi, et erinevad küsimused ja asjad olid seal, et mida nad siis nüüd nad said siis lugeda, et mis sellel ajal, mida nad siis, mis neile meeldis või mis oli sellel ajal aktuaalne. Teine kõige kulukam osa olid siis mälupulgad, need olid mul algselt ka kohe planeeritud neile kinkida. Probleem tekkis küll sellega, et ma ei leidnud, ühesõnaga neid pilte ja videoid oli nii palju, et need lihtsalt ei mahtunud ära nendele mälupulkadele, mis mul esialgselt olid plaanis tellida. Ehk siis ma ostsin üsna suure mahuga, need oli 64 giga äkki. Ja need maksid ka üsna palju. Peale leppisin ma meie Messengeri grupi ikooniga pildi, et siis meie grupi nimi ongi AG 2013 ja siis ma paningi selle sama kleepsu sinna mälupulka peale ka. Et algselt oli mul tegelikult plaanis tellida pildiga mälupulk, aga need olid veel kallimad, et ma jätsin selle ära. Nagu ma siis ütlesin, neid pilte ja videoid oli väga palju, et ma kustutasin üsna palju tegelikult ära ka, et ma olen ikka aastate jooksul väga palju pilte teinud lastest. Et see osa vist oligi kõige ajamahukam, kõigepealt kõik need pildid üle käia, võtta siis välja need, mida pole vaja ja teiseks oli siis nende mälupulkade peale nende piltide ja videode panemine, et see oli tunde ja tunde läks sellega aega, et ma kasutasin mitut arvutit korraga. Aga et mis seal mälupulga siis oli, et seal oli kõigepealt siis alusta siit ja mis see esimene seal on? Et ma tegin siis sellise kokkuvõtte video ka, et alustasin 1. klassist kuni 9. klassini, siis panin sellised videod kokku ja mõned märksõnad ja asjad ka juurde. Ja teine asi, mida ma siis eelmisel aastal tegin, oli see, et 1. septembril ma alustasin videopäeviku pidamisega. Tegin sellised nii-öelda vlooge siis, kui mul aega oli. Rääkisin sellest, kuidas neil läheb, mis meil teoksil on. Vot nii aeglane internet mul kodus ongi. Rääkisin sellest, millega me tegeleme, et põhiliselt oli see klassibänd, käis seal kogu aeg läbi, et ühel hetkel läks meil väga hästi, siis jälle läks väga halvasti, et see on nagu hästi oli näha nagu õppeaasta jooksul, et kuidas see areng meil oli. Ja ütleme, et mis probleem, see koroona näiteks käis sealt läbi, et ühes postituses olid paar õpilast haiged, järgmises juba oli pool klassi mul kodus, et läbi aasta siis erinevad teemad ja asjad käisid sealt läbi, et ma loodan, et seda oli õpilastel huvitav kuulata. Nii, oli siis videopäevik ja siis edasi olid lihtsalt siis pildid. Mul olid tehtud ka sellised kokkuvõtvad videod, et kui meil mõni üritus oli, siis ma tavaliselt vanematele lastele ka koostasin kokkuvõtva video, et siia ma panin siis kõik need kokkuvõtvad videod ka nii palju, kui mul neid oli. Ja enamasti ongi, et meil oli igal aastal oli jalgrattamatka alates 3. klassist, et siis ma alati tegin neile kokkuvõtva video ka pärast. Nii, ja siis ülejäänud pildid, videod olid siis klasside kaupa, näiteks 5. klass ja siis seal on kõik üritused, mis meil siis, kõikide ürituste pildid siis, ütleme, mis kuskil väljasõit oli või mõni üritus, mis toimus ja siis nad said sealt neid pilte ja videoid vaadata. Ehk siis tööd oli palju, aga see kõik oli seda väärt ja lapsed kinkisid mulle ka väga armsa puu, mille ma istutasin maha ja seal oli hästi ilus silt oli ka juures nende nimedega ja puu nimetusega.